minoor lavajalg. Räägime kõigepealt meloodiast. Ma mängin selle hetkel koos saatega küll, aga siis räägime veel sõrmestusest. Ja siis tuleb B-osa või C-osa ka veel. Saada võiks ka oktav altpoolt olla. Nüüd meloodiast kõigepealt A-osas on kõige lihtsam, sellepärast et siin on teil täpselt 5 nooti meloodias. Ja pange sõrmed niimoodi, et pöial on A peal, väike sõrm siis E peal. Nii on need noodid teil kõik ilusti sõrmede all. B-osas on teil kohe alguses oktavi hüpe. Niimoodi. Ja oktavi hüpe kindlasti loogiliselt tuleb nagu selle väikse sõrme peale. Ja nüüd teil uus positsioon, käe positsioon on nagu selle koha peal, kus teil põhimõtteliselt nagu 5. sõrm on A peal ja siis pöial on D peal, aga vahepeal võib ka C-d mängida. Et mida tähendab positsioon, et kui te ei lähe üle pöidla kuskile kaugele. Ootan isegi. Ja siin tuleb ikka natukene võib-olla muuta. Sinna saite välja. Ja nüüd edasi. Võib-olla selle sõrmega. 5 tuleb siia. Ja siis tuleb see. Ja alustate 5. sõrmega, siis jõuate ilusti pöidla peale. Ja nüüd lõpus on sama käik nagu A-osal. C-osa. Näitan selle ära kohe. Võib-olla on kõige parem alustada 3. sõrmega. 3. esimene, 3. esimene ja siis jällegi 5. Ja nüüd tuleb selline pöidla alt paneke. Pöial läheb nagu torusse ja siis jõuate uuesti sinna. Vasakus käes on kvintsaade. Ja seal saatakordid on siis A-moll ilma keskmise helita, G-tuur ja siis läheb vahepeal D-sse ka veel. Ja põhimõtteliselt ongi kõik. Kuigi on ka võimalik sinna F ja E-d panna, aga need on niisugused alternatiivakordid juba.